Veepiisad helkisid lehekestel, mis olid juba nina mullast välja pistnud. Maa lõhnas rammusalt kõdu järgi. Hei, Sennahoi, hõikas Nurnopsu ja toetas harja seina najale seisma. Kas said mu teate kätte? Mis teate? Ei saanud Sennahoi aru. Noh, selle kirja, mille ma saatsin, ütles Nurnopsu. Kunstitigu ärkas talveunest liiga vara ja aina loivas mu maja ümber. Midagi tarka ta teha ei osanud. Palusin siis tal sulle ühe kirjakese viia. Kas sa ei saanudki seda kätte? Sennahoi vehkis peaga. Ta polnud kunstitigu sel aastal veel näinudki. Oi, poetas Nurnopsu. Tema kulmude vahele ilmus murekorts. See näib küll veider. Sennahoi kehitas õlgu. Mis kiri see selline oli? Pööripäeva kiri, vastas Nurnopsu. Ma tahtsin sulle meelde tuletada, et täna on kevadine pööripäev ja pööripäev tähendab karva vahetamist, laususid sõbrad kui ühest suust. Sennahoi tardus paigale ja laksas käpaga vastu laupa. Ma unustasin. Unustasid, ahetas Nurnopsu. Ta põsed hakkasid õhetama, kuigi see polnud ju üldse tema süü, et Sennahoi pööripäeva unustas. Sennahoi kratsis end kõrva tagant. Muidu tuletas ju Empsu seda päeva talle meelde. Sel aastal aga tahtis Sennahoi suur olla ja kõigega ise toime tulla. Ent siis sattus ta kivide korjamisega nii hoogu, et unustas karva vahetamise täiesti. Karvavahetuse öösel pead oma karva kellegagi ära vahetama. Tema annab enda karva sulle, sina annad talle. Kulla Sennahoi, hoia seda meeles, manitses Empsu ikka. Sennahoi vaatas ringi. Tõesti, alles nüüd märkas ta, et mets oli sagimist täis. Kauplemine käis suure hooga. Iga põõsapuhma taga aeti karvajuttu. Päikeseloojangul kohtume siinsamas, teatas üks hääl teisele otse Sennahoi kõrval ja teine vastas kähinal. Saab tehtud! Päris ilma karvata ei tahtnud keegi jääda. Üks puuõõnde pugenud orav oli end üleni vaiguga kokku määrinud ja kleepus nagu põranda külge sulanud näts. Ta arvas, et nii püsib karv naha küljes kinni ja ta saab rahus vanas kasukas edasi elada. Üks hiireke oli aga veel kavalam. Ta plaanis mitu päeva jutti magada ja lootis, et nii läheb see öö lihtsalt mööda. Nad olid noored ega teadnud, et trikid siin ei aita. Kõik Sinimetsa loomad pidid karva vahetama ja mõistma, mis tunne on kellegi teise karvaga elada. Kuidas muidu oskaksid nad üksteisega nii hästi läbi saada? Nüüd hakkas Sennahoil kiire. Tal polnud aimugi, kellega karv ära vahetada. Nurnopsu, kas lööd minuga kampa? Küsis ta. Nurnopsu aga raputas pead. Mina lõin käed ühe lumelooma neiuga, kes käis juba ammu minuga rääkimas. Mina annan oma karva talle ja tema annab enda oma mulle vastu. Ma ei saa teda ju alt vedada, see oleks alatu. Sennahoi ohkas. Olgu, nentis ta. Küllap leian kellegi, kes minuga vahetust teeb, näiteks Aino või Maru. Ta lehvitas Nurnopsule ja kargas pikkade hüpetega üle lumikellukeste. Kellukad tilisesid hüvasti jätuks. Aga vaevu jõudis tilin vaibuda, kui juba oli lahkuja tagasi ja hingeldas mis hirmus. Kuule, aga mis saab, kui ma uut karva ei leia? Küsis Sennahoi. Seda ei olnud Nurnopsu oodanud. Ta tardus paigale ja lilleta peas vajusid longu. Areldi vaatas Nurnopsu algul sõpra ja siis enda ümber ringi, nagu keegi võiks neid pealt kuulata. Seejärel alustas ta juttu, vaikselt ja aeglaselt nagu vastu tahtmist. Ta suunurk hakkas võbelema. Hommikul vara, kui taevas muutub kollaseks, lausus Nurnopsu ja Sennahoi vudis talle lähemale, et ükski sõna kõrvust mööda ei lipsaks. Tuleb külmatüdruk. Ta silmadeks on puhtad teemantid, hingeõhuks tuisutuul ja sõrmedeks jääpurikad. Ta nopib üles kõik loomad, kes uut karva pole leidnud ja viib nad ära. Kaugele ära. Keegi ei tea, mis neist saab, aga üks on kindel, nad ei pääse enam kunagi siia metsa tagasi. Sennahoi suu vajus lahti. Karged judinad jooksid üle ta selja. Kui kohutav! Piiksus ta ega suutnud kuuldut uskuda. Jaa, väga ilus ja väga kohutav, nõustus Nurnopsu. Ükskord ma istusin terve öö akna peal, sest ma tahtsin teda nii väga näha. Ma tahtsin teada, kas ta on tõesti nii ilus, nagu arvatakse. Teemantist silmad, millised need küll on? Ma ootasin ja ootasin ja ootasin.
aga lõpuks jäin ikka magama ega näinudki teda. Milline pettumus. Kohutav, kordas sennahoi ikka veel liiga peenikese häälega. Iga prõks ja praks metsa all näis teda nüüd ehmatavat. Siu, vaatas ta ühele poole ja kortsutas kulmu. Säu keeras ta end teisele poole ja kisitas silmi. Mis nüüd saab? Küsis ta lõpuks. Me leiame sulle karva, vastas Nurnopsu ja pani sennahoile käpa õlale. Milles küsimus? Sa vaata ainult, mets on ju karva täis. Tegelikult hakkas ka tema süda hullupööra valutama. Ent ta ei näidanud seda välja, et teisele mitte hirmu nahka ajada. Mõnikord on just sedasi kõige õigem teha. Ta lõõritas hoopis laulukest mesilindudest ja rõõmsalt sulisevast veest ja lausus siis. Eks hakkame pihta. Nii asusidki sõbrad sennahoile uut karva otsima. Nurnopsu suundus ida poole sealseid tuttavaid läbi käima. Sennahoi võttis suuna läände. Ta tormas tuhinal mööda metsa, kalpsas puude otsas, lippas maapinnal, koputas majakeste ustele ja rääkis kõigiga, kellega kokku juhtus. Kes tahab karva vahetada? Kellel on vaba karva? Pakun vahetust. Nii hõikus ta meeleheites üle metsa. Ta hüüdis aina uuesti ja uuesti, mitusada korda, võib-olla 1000 korda järjest. Lõpuks kippus hääl kähisema ja kaduma. Selgus, et Maru lõi käed Ainoga, Aino jällegi Maruga, isegi Mäetuust lubas oma habeme juba ära ühele kännuvanale, kes otsustas just sel talvel jändriku tüve seest välja ronida. Siiski tulid sõbrad sennahoile otsimistöös appi. Üle metsa levisid jutud, et sennahoi on ilma karvata ja kel veel võimalust mingu käärmelt vahetuskaupa tegema. Maru joonistas mullale nooli, mis juhatasid sennahoi maja suunas. Aino kleepis puutüvedele kuulutusi, mis kiitsid sennahoi pehmet karva. Kõik andsid otsimisele endast parima. Tunnid läksid, päike vajus madalale, ent lahendust ei tulnud. Uskumatu, aga sõbrad ei leidnud mitte kedagi, kellega sennahoi saaks vahetust teha. Kõik olid oma karva juba ära lubanud. Tuul tõusis, rebis kuulutused puude küljest lahti ja lennutas laiali. Tihe liiklus metsa all tallus mullale joonistatud noolte otsas ja kustutas need. Pimedus hakkas maad võtma. Loomad kadusid oma pesadesse, tõmbasid uksed kinni, kammisid veel viimast korda senist karva ja imetlesid end peeglist. Nurnopsu määris kasukale läike andmiseks kuldset mett. Aino keerutas end piparmündipurus, nii et magus lõhn metsa alla hõljuma jäi. Lumeloomapered jõudsid tagasi matkalt mägedesse, kus nad karvastiku karge veega tupsutasid. Nad ei rääkinud palju, lihtsalt sammusid pikas reas oma peidupaikadesse, silmis kõike teadev pilk, nagu oleksid tulnud palverännakult. Oli aeg veeta viimaseid tunde oma vana kehakattega. Kuigi nii mõnigi süda kripeldas sennahoi pärast. Loomapojad oma kodudes lörpisid leiget morssi ja käisid vannis. Eest terendas pikk, külm ja tähtis karvavahetusöö ning enam polnud kellelgi aega muu peale mõelda. Ükski hingeline ei tahtnud enam kuulda metsas ringi hulkuvast ja kabuhirmus ustele koppivast sennahoist. Viimase samm läks töntsiks ja pea vajus longu. Talle jäänud muud üle, kui oma majakesse naasta. Otse koduukse ees nägi ta kunstitigu. Too oli Nurnopsu käekirjaga ümbriku omale tekiks peale võtnud ja norskas selle all magada. Sennahoi vinnas kunstiteo ulu alla. Tahaksin ka tigu olla, mõtles ta. Kohe, kui sennahoi sooja tuppa jõudis, muutus ta karv imelikuks. See hakkas maha kukkuma. Iga liigutusega langes sennahoi seljast peotäis karva ja lõpuks jäi maha suisa kohev roheline vaip. Sennahoi oli nüüd roosa ja krimpsus nagu äsja sündinud oravapoeg. Püüdlikult noppis ta kõik tutsakad üles ja pani seljakotti, nii nagu alati, nii nagu igal kevadel. Ometi tundus seekord kõik hoopis teisiti, palju kaalukam. Sennahoi kiikas õue. Väljast vaatas vastu sünge öö. Oligi hea. Alles pimedas söandasid karvutud loomad ringi liikuda, ilma et keegi neid ära tunneks. Võis kindel olla, et keegi ei üritanud pikka juttu teha. Kõik teadsid, et mida rutem oma karvakott kokku lepitud kohta viia ja uus asemele võtta, seda parem. Ei mingit jalutamist, jauramist, itsitamist ega näpuga näitamist. Küll kodus on aega saaki uurida ja ehk mõnest kohast ka parandada. Sennahoi teritas kõrvu. Alt kostis sammude müdinat. Siis vilksatas üks tume kogu.
läikivad silmad piilusid puude tagant siit ja sealt. keegi jooksis, siis tippis väikeste sammudega ja viskas mingi asja kapumm maha. Sennahoil hakkas külm. Ta hambad plagisesid nagu lipuke tuule käes. Kuid tuli vaiksem hetk, ronis ta kähku puu otsast alla ja toetas koti maha. Ohoo, kohe ta kõrval seisis kellegi karvapaun, suur ja ümar. Sennahoi tiirutas pambu ümber. Kas tõesti kuulis keegi ta muret ja tõi oma karva? Elevus puges Sennahoi hinge. See oli tema võimalus. Ta haaras koti selga ja punus elu ees puu otsa, ise hingeldav ja lõdisev, ent õnnelik. Ent kui Sennahoi koti avas, kadus ta õnn jalamaid. See polnud mingi karv. Kott oli täis tillukesi pruune okkaid. No mis nali see on? Sennahoi tuhlas okaste sees nutuvõru suu ümber. Siis kallas ta koti põrandale tühjaks. Kõige põhjast, päris viimasest nurgast ilmus nähtavale pisuke karvatomp. See oli vaevalt peopesa suurune. Sennahoi katsus karvanotsu selga sikutada, ent see ei õnnestunud. Kui ta karva üle punnis kõhu laotas, jäi pepu paljaks. Kui ta püüdis karva üle selja venitada, kärises see eest ja kõht vupsas välja. Kõrvad ja jalad olid ka täitsa katmata, roosad nagu keeleots. Sennahoi püüdis end väikseks täpiks kokku pakkida, et kuidagigi ära mahtuda. Ent selle peale läksid jalad ja kõrvad ning käpad ja ninaots nii sõlme, et ta kukkus käpuli. Kuidagi, no mitte kuidagi ei saanud Sennahoi selle karvalappi selga panemisega hakkama. See oli lihtsalt liiga väike. Lõpuks kahmas Sennahoi okkad ja karva tagasi kotti ning viis leiu vanasse kohta tagasi. Üks piiksuv tegelane sööstis seda maid okkakoti poole ja vedas selle minema. Sama toimus kõikjal. Iga maha pandud karvakott leidis kohe uue omaniku ja viidi ummisjalu minema. Üks paun, teine, 3, 10. Kõigile tundus karva täpselt jaguvat, ainult et Sennahoi jäi ilma. Tema kott seisis endiselt vanas kohas ja seda ei tahtnud keegi. Aeg tiksus täis tuuridel ja Sennahoi ei mallanud oodata. Viimases hädas pudis ta lähima koti juurde ja püüdis selle sisse piiluda. Kas sa saad minema, on see sinu oma või? Hakkas kellegi tõre hääl kriiskama nagu vana äratuskell Nurnopsu toas. Ma mõtlesin, et äkki me võiks vahetada, kogeles Sennahoi. See oli suur viga. Plõks süttisid pimeduses ühed kollased helkivad silmad. Need hakkasid tema poole liikuma saateks madala häälne urin. Vabandust, Sennahoi taganes. Tüli polnud talle vaja. Ta vajas karva, pehmet sooja karva. Sennahoile tõusid pisarad silma. Ta nahk oli kahvatu ja kare ning nina jooksis vett, silps-solps nagu katkine kraan. Sennahoi läks tagasi koju. Keeras end teki sisse rulli ja puges voodisse. See oli veel ainus viimane koht maailmas, mis talle kaitset pakkus. Tema enda voodi. Mitte midagi muud polnud enam teha. Ära nuta, kostis vaikne hääl. Nurnopsu seisis uksel, kaasas tass teed, milles hulpisid maasikatükid. Sõbral oli seljas uus ametine karv. See oli ilus nagu jõulupuu ja sünnipäevatort kokku. Mul läks kõik nässu, nuuksus Sennahoi tekipalli seest. Kõigil juhtub äpardusi, lohutas Nurnopsu. Minul ja Marul ja Ainol ja isegi Mäetuustil. Meil kõigil. Jaa, minul ka juhtub, venitas keegi madalal häälel toanurgast. Sõbrad tõstsid pilgu. See oli unes rääkiv kunstitigu. Ta matsutas suud ja hammustas ampsu oma pabertekist. Jah, sellest samast kirjast, mille ta pidi Sennahoile viima. Oivaline kapsasalat, mõmises ta siis läbi une ja hakkas norskama. Me mõtleme midagi välja, ütles Nurnopsu. Ma ei lase külma tüdrukul sind ära viia, sa oled mu parim sõber. Taeva kõige kaugem serv hakkas tasapisi hahetama. Mets akna taga polnud enam must, vaid sinine. Öö hakkas nihelema justkui kiirustaks kusagile. Sidruni moodi kuu rippus akna taga ja silmitses nukralt sõpru. Ja siis, sel samal hetkel kostis üle toa imelik heli, nagu kolistaks lusikaga vastu plekist kruusi. Külma tüdruk, kohkus Sennahoi ja tõmbas teki üle pea. Ainult tudisevad kõrvaotsad passid välja. Üle toa hõljus kõhe vaikus.
Me ei anna alla, teatas üks vapper hääleke. Nurnopsu silmad läksid ümmarguseks nagu õhupallid. Ta vaatas ringi, aga ei näinud kedagi teist peale Sennahoi ja põõneva kunstiteo. Too matsutas endiselt unes. Ainult hapunäoga Kuu piilus tuppa ja joonistas valge triibu kivikausile kummuti serval. Julguse loo Mai, taipas Sennahoi ja kargas püsti. Ta tatsas kummuti juurde, tõstis kaane kausilt ära ja võttis roosa kivi pihku. Sõbrake selles siputas teda nähes jalgu. Sa hoiad seda hirmsat tegelast oma magamistoas, raputas Nurnopsu pead. Ta meeldib mulle, selgitas Sennahoi. Pealegi on ta mu julguse loom. Kui tema on minuga, ei karda ma mitte kedagi. Nüüd tundis Sennahoi end tõesti palju julgemalt. Kõva kivi ta pihus surus end vastu Sennahoi käppa ja siis kostis sellest üks ele hääleke, mis teatas. Kuu annab teada, et minge suure kuuse juurde. Suure kuuse juurde, kordas Sennahoi ja kratsis kukalt. Mai pilgutas kinnituseks silmi. Ma tean, mis kuuske ta mõtleb, vastas Nurnopsu. Läki, meil pole midagi kaotada. Ja sõbrad tormasidki uksest välja. Nurnopsu ees, Sennahoi teki sisse mähituna tema järel, kivike pihku surutud. Sennahoi koperdas küll mitu korda tekiserva sisse ja kukkus, ent tõusis kohe püsti ning tormas edasi. Just nüüd oli enda kokkuvõtmine kõige tähtsam asi maailmas. Ja tõesti, kuuse juures hingeldas keegi. See keegi istus keras, lõdises üksikute järele jäänud karvade sees ja toetas selga vastu karvakotti. Sennahoid ja Nurnopsut märgates võpatas ta algul koledal kombel, kuid peitis siis näo käppade taha ja pomises. Kohutav päev, milline kohutav päev. Hommikul olin ma roheline. Siis kukkus kogu karv seljast ära ja mul pole mitte midagi asemele panna. Mul on nii piinlik, hakkan vist segi minema. Oi, appike. Sennahoi ei suutnud oma õnne uskuda. Ta vaatas vaheldumisi Nurnopsut ja seda tegelast kuuse all ning tema süda hakkas kepsutama. Siin leidub veel keegi, kes unustas karvavahetusöö, keegi, kes on tema moodi, veel üks tuulepea, üks imetore tuulepea selles metsas. Sennahoi lõi särama, nagu oleks elu suurim õnn talle sülle langenud. Seejärel astus ta hoogsa sammuga kössitava olendi juurde ja potsutas ta kõrvale maha. Tühja sellest, lohutas ta rõõmsalt. Kõigil juhtub äpardusi, isegi minul, isegi Nurnopsul, isegi kunstiteol. On ju Nurnopsu? Ta patsutas uuele tuttavale õlale. Jaa, eriti kunstiteol, hõikas Nurnopsu vastu. Oota siin, lausus Sennahoi ja hüppas püsti. Paks tekki ümber, tuterdas ta minema nagu unine lumememm. Ent juba hetke pärast oli ta tagasi, karvakott süles. Kas vahetame, pakkus ta. Ainult talla alt pisut kulunud, muidu on korralik kasukas, hästi hoitud. Loomake võttis käpad silmade eest ja jäi pakutavat vaatama. Ta nägi tõesti hale välja, nii väsinud ja külmunud ja õnnetu. Tõmba see selga ja kõik saab korda, selgitas Sennahoi. Ulatas teisele oma karva ning võttis tema koti endale vastu. Ole sa tänatud, pobises tundmatu. Võõras tõusis, kummardas aeglaselt peaaegu maani ja ulatas Sennahoile käpa. Olen härra K. Meeldiv tutvuda, see on enneolematu heategu. Sennahoi punastas ootamatust tänulikkusest. Mina olen Sennahoi, aitäh sulle ka. Härra K. kummardas paar korda järjest, siis taganes mõned sammud ja kummardas veel. Lõpuks kadus ta sülle kukkunud saagiga pimedusse. Sõbrad vaatasid veel pisut kohta, kuhu võõras oli kadunud, siis pöörasid pilgud teineteisele ja pahvatasid naerma. Nende südamelt oleks kui kivi langenud. Nad jätsid hüvasti ja kadusid nüüd vilkalt turvalistesse kodudesse. Nurnopsu oma uues kaunis rüüs, Sennahoi karvakotti seljast tarides. Aina heledamaks muutuvast taevanurgast hakkas Sinimetsa poole liikuma siid ja suduloor. Õige tasa hiilis see lähemale ning tõi endaga kaasa jäise õhu ja külma tüdruku üksildased sammud. Sennahoi ei kuulnud ega näinud seda enam. Ta jõudis tagasi kodumajja ja puges ruttu uude rohelisse karva. See sobis kui valatult. Uus karvkate oli pehme nagu kallistus ja armas nagu märjas rohus rulliv kassipoeg. Me ei karta midagi,
ümises üks ööhääl kapinurgalt potikaane alt. Akna taga aga pilgutas talle silma kuu, kõikenägev ja saladusi täis.